Human Design värav 2. See kõige algsem, ürgsem yin-printsiip. I Chingis ainus heksagramm, mis on üdini yin, ehk siis mille alajooned on kõik murtud ja värav 2 tegelikult sümboliseeribki sellist ürgset naiselikku arhetüüpi, vastuvõtlikkust. Ja me räägime, või mina räägin sulle praegu sellest sellises arhetüüpses võtmes, ehk siis siin ei ole mitte midagi pistmist sooga. Naljakas on ikkagi see, et kui palju meil on nagu seoseid selle vahel, et nii kui mainid vastuvõtlikkus või naiselikkus, et siis kohe nagu millegipärast võrdub naine, on ju. Et need yang ja yin printsiibid on osa meist kõigist. Ja värav 2-ga käib kaasas erakordselt mitu hästi olulist tarkust ja tegelikult sellise hästi arhetüüpse heksagrammina või siis human designi võtmes väravana. Tegelikult see energia puudutab meid kõiki. Sõltumata isiklikest aktivatsioonidest, lihtsalt isikliku aktivatsiooniga on tal selline hoopis teine veel lisavarjund juures. Ta mängib su elus hoopis teistsugust rolli. Aga seesama loovseisund, et tegelikult ja sellest on nii palju räägitud, et kuidas sellise patriarhaalse maailmakorra tekkega on nagu väga paljud asjad ära vahetatud ja muuhulgas on meile räägitud ka seda lugu, et selleks, et midagi saada või kuidagi ennast tunda või olla, on vaja enne midagi ära teha. Ehk siis, et yang eelneb yinnile. Yin printsiip on siis selline hästi lõõgastuv ja see on nagu rohkem olemine ja vastuvõtmine ja kohal olev loomine ja yang on siis ikkagi see, et siht, eesmärk, läksin, tegin. Yang on alati pingutus. Ja see on nagu hästi huvitav, kuidas meile kollektiivsel tasandil on nagu maast madalast on selgeks tehtud, et kui sa midagi tahad, sa pead selle nimel midagi tegema ja et sa ei saa ega ei tohi midagi tunda ega kogeda enne, kui sa oled midagi teinud. Et tegu eelneb seisundile ja tundele ja kogemusele. Kui sa tahad olla õnnelik, siis sa mitte ei tohi praegu olla õnnelik, vaid sa pead täitma mingisugused kriteeriumid, sa pead midagi tegema selleks, et siis kogeda õnne. Ja ma ei tea, kui hästi see sinu elus toiminud on, aga üldjoontes see kuidagi sellisel päriselt sageduslikul tasandil kipub toimima kehvasti. Ehk siis, kui sa tegutsed puudusest ja tegutsed hoopis teisest seisundist, siis kipub juhtuma niimoodi, et kõik need teod, mis sellest seisundist sünnivad, viivad ikkagi samalaadse tulemini. Et värav 2 tegelikult selline sügavam tarkus ongi see, et õiged teod, õiged võimalused me tõmbame ligi õiges seisundis. Ja siis on ülioluline ka see, et millisest seisundist see tegu sünnib. Et enne tuleb olla ja tuleb kohast kehastada ja alles siis sellest kohast on võimalik teha neid õigeid tegusid. Ehk siis värav 2 ja teatud mõttes selline, kõik mis puudutab human design identiteedikeskust on alati paras maagia. Ja kui sul on värav 2 või siis see alkeemiku kanal, mis on üks külluslikumaid energiaid human designis, kui sa õpid seda targalt kasutama, 214, siis värav 2-ga elu on paralt maagiline. Ja kui sa oled selles vastuvõtlikus, usaldavas, ilusas kohas, kui sa vaatad maailma läbi südame ja sa usaldad ennast, usaldad elu, usaldad teisi inimesi, usaldad, et kõik juhtub täpselt õigel ajal, õigel viisil, et kõik, mis on minevikus ka juhtunud, on juhtunud põhjusega. Kui sa aktsepteerid seda, kus sa täna oled, siis kõik on võimalik. Sellest kohast elu ise toob sulle kohale kõik need võimalused, mida sa vajad. Ja selles seisundis sa ka märkad selle tasandi võimalusi ja sa saad neid ka kasutada. Et kuidas päriselt elada tõeliselt kohal oleva inimolendina ja kuidas olla rohkem kui tegutseda. Ja ma tahan täiega rõhutada, et ma ei räägi sellest, et lihtsalt istud ja siis oled nagu amööb terve oma elu, on ju, vaid see on see, et ma hakkan rohkem looma läbi seisundi. Et ma luban endal enne tunda ja kogeda ja siis vaatan, mis sellega resoneerub. Ja alles siis ma juba kasutan targalt neid võimalusi. Ja ülioluline on siin ka ära mainida seda, et värav 2 varjupool
ehk siis ühest küljest ikkagi seesama selline, et ma pean nagu kuidagi tegutsema, läbi suruma, aga teine asi ka see, et ja ma surun enda elule peale mingisugused jäigad raamid, need teiste inimeste õpetused või siis püüan asju teha nii, nagu see teiste puhul on toiminud. Et eriti, kui me räägime Värav 2, siis me räägime täiesti unikaalsest elust. Sinu ja sinu elu on täiesti unikaalne kordumatu looming. Ja see, mis on viinud teisi inimesi eduni, see nüüd on see siuke kombomäng Värav 2, 1 ja 14, on ju, aga ka see, mis teisi inimesi eduni viib, ei pruugi sinu puhul toimida. Ja kui sa nüüd hakkad oma ellu suruma mingisuguseid jäikasid raame ja struktuure, mis teiste puhul küll näiliselt toimivad, siis sa võid sealt endalt igasuguse elurõõmu ja sära ära võtta ja saavutada, ma ei tea, keskpärased tulemused kõlab ka veel kuidagi optimistlikult, aga jõuda suurte kannatuste energialekete raiskamiseni. Et sakraalne investor vaatab Värav 2 poolt vastu võetud imeliste võimaluste suunas. Ja Värav 2-ga sa tõmbad imehästi ligi toetavaid inimesi, raha, ressursse, see originaalsus. Et sina ja sinu elu olete kõige suurem looming üldse. Ja selle suure usaldava, ilusa, loova ja loomingulise energiaga sa kõige tugevamalt mõjutadki maailma. See on see, mis tõmbab ligi. See on see, mis muudab hästi atraktiivseks ka kõik selle, mida sa lood. Ehk siis see vastuvõtlikkus, see yin, see lõõgastumine, keha on siin kõige parem kompass üldse, kui pinges sa oled, kui palju sa koged ärevust, kas sa nagu hingad läbi, kas sa vaatad, mis seal taga on, kas sa lõõgastud sellesse, kas sa lõõgastud ka sellesse, et vahel tuleb aktsepteerida ka nagu mingisuguseid pettumusi ja ootused jällegi taaskord ei ole vaja vist pikemalt heietada, et mis värk nende ootustega ka siin on. Aga kui pinges on sinu keha, kui pingesse sa lähed, kui sa näiteks mingisuguste teemade peale mõtled või millegiga tegeled, kui palju pingeid sa lood ise enda reglementeerimise raamidesse surumisega. Ja minu meelest nagu Värav 2 on üks nendest nagu erakordselt olulistest energiatest, sellepärast, et mulle ei meeldi küll kasutada sõna manifesteerimine, sellepärast, et minu jaoks seostub see ikkagi rohkem nagu kuidagi manifestoritega ja mina ikkagi sakraalse tüübina pigem tahan ka luua, on ju, et ei ole lihtsalt see, et ma nüüd ootan, et päriselt midagi nüüd kuskilt juhtuks, on ju. Aga et see sageduslik resonants, et Värav 2 ja just nimelt see selline teadlik manifesteerimine ma loon enne kõike oma seisundiga. Ja ma saan aru, et mul on võimalik läbi elu liikuda erineval tasandil. Ja see, millisel tasandil, nii-öelda ka elukvaliteedi tasandil, ma edasi liigun, sõltub minu seisundist enne kõike. Ohvrimeelses kohas ei ole võimalik märgata neid võimalusi, mis viivad nagu selle unikaalse tähesära tähelennu enneolematu, ma ei tea, jõukuse, külluse, rikkuseni. 2.14 nagu jõukaks läbi oma enda loomingu, läbi maagiliste võimaluste, läbi õigesse kohta investeerimise, läbi oma kire. Ja jõukaks niimoodi, et sellest jõukusest jätkub ka teistele, et on võimalik keskkond ümber kujundada nagu amazing. Ehk siis, kui sa nüüd kuuled seda Värav 2 transiidi ajal, siis praegu on üks parimaid aegu olla. Et kuidagi hingata sügavalt sisse välja ja märgata, kui pinges sa oled, mis ajab sind pingesse, kuidas sa iseennast pingesse ajad, mis lugusid sa räägid endale selle osas, et mida sa pead kõike tegema selleks, et kuhugi jõuda ja siis midagi kogeda või midagi tunda. Ja vaata, mida maailm sulle peegeldab, kuidas sa võib-olla saad rohkem nagu lõõgastuda ja märgata seda, mida elu jõgi, elu vool ise sinuni kannab. Et Värav 2. Mis siis saaks, kui sa laseksid elul oma soodu voolata, püüdmata seda kontrollida, usaldaksid natuke rohkem seda kandvat allhoovust ja seda, et sa suudad selles ka edukalt navigeerida. Mis siis, kui sa lõõgastuksid natuke rohkem? Mis siis, kui sa saaksid selle elu kannab mind tunde endas kätte? Kõlab ju hästi. Nüüd, kui sa tahad Värav 2 kohta ja transiidi kohta natuke rohkem teada, siis panen sulle paar linki sinna alla. Saad piiluda kodukale, seal saad natuke pikemalt, põhjalikumalt lugeda, aga vastuvõtlikkus. Et võib-olla veel üks selline hea küsimus on ka see, et mida sa tunned, et sa väärid? Kas sa päriselt tunned, et sa väärid kõige paremat? Kas sa väärid seda erakordset, imelist, maagilist elu? Ja kas sa
saad ja suudad ka vastu võtta seda, mida sa pole välja teeninud? Või on sul taustal ikkagi mingi lugu, mis ütleb, et kõik head asjad elus tuleb välja teenida ja et niisama tasuta lõunaid ja kingitusi ei ole olemas või ei ole olemas sinu jaoks? Kuidas sa vastu võtad? Kas sa võtad vastu? Ja mida on sul raske vastu võtta?